hakkas tööle. Ma mõtlesin seda, ei olegi kõik läbi mõelnud, aga vaatan igasuguseid startup ja power up ja äh, stand-up ja fuck up nagu nalja tehti, et igast komedid onju. Ja siis ma ükspäev mõtlesin, et tahaks ma oma elu mingid nüansid on nii kummilised ja nii-öelda jalaga peesse naljad või kaginaljad koeraga. ei, tegelikult ma mõtlesin, ma nüüd istun siin onju, et me oleme siis stand-down comedy ja, ei. aga oli nii, et mingi paar nädalat ei oota, koer, meil on kutsikas onju ja no ma tegin pildi, et Berta esimene pesupäev ja niimoodi ja jumala snappi ja siis mänguvideo ja kuidas ta mängib üksi ja õues hullab lumes ja siis olen mehega köögis ja mees ütleb, et oi kuule, vaata, lähme nüüd sinna, et või et palju puudu ei jää, et kuule, vaata, see on ta esimene kakapilt ja see on see pilt ja okei. et jah, see nii hull ka ei ole, peaaegu onju, me ei hakka ikkagi mingit pilte tegema, kuigi me ütleme jah, et ta nagu pakavad niimoodi ja siis nagu keeruväetis ja pilt ja tühveldaja ja ta muidu on nagu elu, et käib, et noh, kuule, et mis teed ja et kuidas läheb, onju, päev ja mis tegid ja nüüd meil on nagu sellised jutud, et kuidas teil Berdaga nagu meil õues läks, onju, pissi, pissi, kaka, pissi, pissi. no me tahame, et ta tuppa ei teeks ja siis me nagu räägime, mõtleme üle, et nina ei viltu. mõtleme üle, et nagu hästi meil seal saavutused tal läksid. pissi kakad õues ära ja siis noh, et ei teeks verandale või kööki üldse mingi koomiline, et Berta tegi pissi onju, siis vahel lähed kööki või kuskil tunned, et noh, peseb põrandaid ja spreitad, igast meil mingi 3 spreipudelit läheb ja lapid ja vahendid ostsime siit Puru vanapoest ja ühesõnaga mis ma nüüd rääkisingi see, et üks ma ütlesin, et oi, mingi nagu magus, keegi on midagi küpsetanud. tegelikult nagu soojab pissi. ja ütlesin, no mul on vaja ja siis koera piss haiseb ka nagu kook, et no tere, tere, tore, et täitsa peas soodas selle kutsikaga onju. aga alguses oli üldse veel hullem, et ta kagas ja siis ma ei tea, kas ma andingi talle päris ka kotletti või mis ta ütleb, mis kotleti lõhn siis ja siis kakahais läheb suuremaks ja jubedamaks ja siis on nii sitakas ikka käib. kuigi me teame, et vist enne 9 või 8, mingi aeg me peaksime temaga õues õhtul veel käima või noh, käime iga paari tunni tagant selle väikse 2-kuusega ja 2,5-kuusega. ja siis ta hommikuks ei tee meile sinna üllatust, trühvliüllatust. väga seksikad jutud onju. ei tegelikult, kuule ega see Rail Balticu ja muud asjad paremad pole. ma ei saa aru, miks nad neid rongi asju teevad onju. et kes üldse turiste või kaupa või sõjaks et raha taskusse panna. aga ei, ma ei ole mingi selline, et kui on mingi teema või häda nagu kunagi räägiti, et siis on A, kas on pagulane süüdi, B, kas on Rail Baltic süüdi või on Ansip süüdi või on mingi Päts süüdi, Savi-Päts või Rõivas või on üldse mingi viimane värk on üldse mingid tolerastid on süüdi ja täitsa õige värk. ja vandenõud on igasugused, et pool tõde ja mitte, et üks telemaja kuulub ühele erakonnale ja siis võimul on üldse 3. erakond ja siis üks läheb puhtamaks ja siis kui ma ei teagi, mis kammajää seal on, väljakad kõik. üks lammas on teine lammas. ja ma tegin mingi paar triipu pähe loomulikku, ma ei näe mitte ühtegi triipu. kuna mul see hall nagu kartulikoor kasvab välja siis jah, ma õnneks sain kirju.
selline Eesti naine. jah. Sest siit Amund Comedist on 0 asja, jah. Ai, siit, ma mingi, ma ütlesin mehele, ma lähen teen 8 triipu. minu hull pea mõtleb, et mis kokaiinitriibud on ja tegelikult no juuksevärvi triip peab vähe onju, et mitte palju kahjustada juukseid ja niigi juukseotsad on vahest ka ma ei tea, sellised katkised või küll ma teen maske ja värke ja särke ja ei pese neid nii tihedalt ja paar korda nädalas ainult ja vähem või. pärast seda sulgpalli ja reketilööki on mul üldse kõik nina vildakas ja juuksed on sorrakil ja ei ole hullu. Varsti vaatan, mis meie väike Berta teeb. ta on selle mingi lambakoera ja huski ja labradori, ma ei tea, mis kõik segu ja laika ja praegu kaalub juba mingi 8 kilo ja. ja kibi saime talle tehtud ja ma ei tea, et kui ma selle video panen, topin no üles, siis see läheb vist pool päeva üles ja siin on net ka selline, et tule eile meile, et jah. tahad nalja teha ja ei oskagi nalja teha. ise oled kõige parem, üks paras nali. mingi kakanaljad on selle koeraga, aga ma nüüd enam ka ei mäleta. ei, ma ei tee esimene kaka, onju. see oli üks kaka. kakamasin ütlen. ja, et meil üks oravapoiss on siin ka ja või tüdruk, ma ei tea. ei tohi olla võrdõiguslik sooneutraalne orav. ma oleks saanud nagu süüa viieks, ma kuhugi üles koperdama. see tuti kunagi õuekassu murdis ühe maha vist või lollakas. mitte ühe lollakas, aga noh, veits kassu. oled küll talle kogu aeg süüa, aga ta on nagu natuke Alžeimer, kogu aeg tahab süüa, kogu aeg teeb käpaga, anna veel, anna veel. jah. aga tead, ma ei teagi, kus need naljad olid ja ma lähen selle Niinemetsa Show'le vaatama siin Kosel ja siis ma eelmine aasta võitsin sinna laagri sinna auto sinna, et nagu need naljad, siin on kasutatud autod, siin on uued autod, nagu rahvas istus niimoodi. ma tean, et mu mõte põrkab ühest kohast teise, mul on alati nii ärevil ja nii põnevil oma hullumeelsustega. jah, ja ma pean nüüd nõusi võtma ja pesu tööle panema ja veidi tubli olema ja täna on sõbrapäev ka ja küll sain 2 lille. issand, tead nalja või? tead nalja? ma olin esimest korda, mul oli see penskar sai üle 30 või, aga noh, tagurpidi 13. mees tõi lille, onju. no elukaaslasena. no mitte ametlikult. ühesõnaga, roosiõis oli mingi piraka, ma pole kunagi näinud nii suurt roosiõit ja nii ilus oli ja. ja pilte tegin ka ja. ja siis mul on 3 kalendrit mingi kassijooga, kiisudega ja siis see lemmikloomadega. mees ütleb, et kuule, meil maksaks veel mõni kalender ära. ma olen nii lapsik. ma ei tea, millal ma suureks kasvan. ma ikka üritan suur olla, aga niimoodi korralik. nagu meil see president nina püsti. ei, okei, ma ei nori ega aja segast. see õppejuhataja oli ka nina püsti, käis tähtsalt. aga ei, no inimene peabki olema nagu ta on, jah. aga, siis kaga. Pässu krabistab, ma olin see Berta, panin koerale Berta onju, siis algul nimetasin teda nagu see sugu tuttavale Tšiki ja siis ma ütlesin talle vahepeal Pässu ja lõpuks ma ütlesin Berta ja siis Küllikule ütlesin vahepeal Berta ja sõin mingi seda grill asjandust ja nüüd mul keelenurk on nii valus ja katki. ma peaks küüned ära värvima sõbrapäevaks, ma sain mingi suure meigikohvri onju. siis sa näidata, mul on mingi pool paljas. ei, nojah. ja kell on ka juba 11, paar tundi juba igatsen oma loomu seal allkorrusel, ta seal
ta on nii uksu, et ta saab hakkama enam-vähem. ta väga memmu ei ole, memmekas veel. natuke on ka. ja, ja peaks oma kulme ka veidi piirama. ja õhtuks ennast ilusaks tegema. Tead, ma ei mäleta ühtegi nalja, mis sita naljad. nii haige, aga tribunaljad ja. ise teed ja ise naerad ja. vaata, mul on 3 fänni, see on nagu see O2, O3 osoon. 3 fänni, see on nii, et ole, noh, seal ei saa olla onju Youtube'is, oled enda fänn, siis on mingi tuttav, oletame, ja siis on mingi mees onju, tegelikult ei ole ükski neist onju, aga ta need Markiplier ja Jack Skeptica, ei mõtle valesti seda, ma ei tea. Neil on mingi, ma ei tea, 10 või 13 miljonit. aga see üldse ei ole nii oluline. nagu oma rõõmuks olla siin ja nii. oih, vaatad seda Bachelori Paradise ja ühesõnaga kahesõnaga Bert on uksus enne, kui Marko läks tööle ja siis kaotas uni ära, käisime õues 8:30 ajal ja tegime kaka-pissi ära ja tegime pissi kaka. ja olin arvutis, panin ühe papi pusle kokku ja just koristama hakkama ja sööma ja. okei, ma vaatan selle kammi ära ja siis ma ütlen mehele siis, kui ta lubab, uni lubab või siis ma panen võib-olla vist üles kindlasti. ning läheb pool päeva vist on liiga pikk, ma ei oska neid lühemaks ka teha, sest et siis on põkk onju, või ma ei tea, et. okei siis.